kliimamuutus ja selle mõju inimtegevusele. Mis on ilm ja mis on kliima? Ilm on atmosfääri seisund, sealhulgas temperatuur, atmosfääri rõhk, tuul, niiskus, sademed ja pilvisus. See erineb kliimast, mis on kõik ilmastikutingimused konkreetses asukohas keskmiselt umbes 30 aasta jooksul. Ilma mõjutavad laiuskraad, kõrgus merepinnast ning kohalik ja piirkondlik geograafia. Aga mis on kliimamuutus? Kliimamuutus tähendab pikaajalise temperatuuride ja ilmastiku muutust. Need nihked võivad olla loomulikult näiteks päikesetsükli muutuse tõttu. Kuid alates 18. sajandist on inimtegevus olnud kliimamuutuste peamisteks tõukeks. Peamiselt fossiilikütuste, nagu näiteks kivisüsi, nafta ja gaasi põletamise tõttu. Nende samade fossiilikütuste põletamine tekitab kasvuhoonegaaside heitkoguseid, tekitades kasvuhooneefekti. Kasvuhoonegaasid toimivad nagu maa ümber mähitud tekk, püüdes kinni päikese soojuse ja tõstes temperatuuri. Kasvuhoonegaaside heitkogused, mis põhjustavad kliimamuutusi, on näiteks süsinikdioksiid ja metaan. Need tulenevad näiteks bensiini kasutamisest autoga sõitmiseks või kivisöe kasutamisest hoone kütmiseks. Prügilad on metaani heitmete peamine allikas. Peamised saasteallikad on energeetika, tööstus, transport, hooned, põllumajandus ja maakasutus. Kliimamuutuse mõju füüsilisele tervisele. Temperatuuriga seotud mõjud. Soojem keskmine temperatuur toob kaasa kuumemad päevad ning sagedasemad ja pikemad kuumalained. Need muutused toovad kaasa kuumusega seotud surmajuhtumite arvu suurenemise. Ekstreemse kuumusega kokkupuude võib põhjustada kuumarabandust, dehüdratsiooni ning südame, hingamisteede ja aju-veresoonkonna haigusi. Õhu kvaliteedi mõju. Kliimamuutused mõjutavad õhku, mida me hingame nii siseruumides kui ka väljas. Kuumalainetega kaasnevad sageli seisva õhuperioodid, mis põhjustab õhusaaste suurenemist ja sellega seotud tervisemõjusi. Soojem temperatuur ja muutuvad ilmastikuolud võivad halvendada õhukvaliteeti, mis võib põhjustada astmahooge ning muid hingamisteede ja südame-veresoonkonna tervisemõjusid. Metsatulekahjud, mille arv ja intensiivsus kliimamuutuse tõttu suurenevad, tekitavad suitsu ja muid ebatervislikke õhusaasteaineid. Haiguste levik. Kliimamuutuste tõttu võib putukate, nagu näiteks sääskede, puukide ja kirpude kaudu levivate haiguste hulk suureneda. Need putukad võivad kanda loomadelt inimestele nakkuslikke patogeene, nagu viirused, bakterid ja algloomad. Temperatuuri muutused, sademed ja äärmuslikud ilmastikusündmused suurendavad vektorite poolt levivate haiguste geograafilist ulatust ja võivad põhjustada haigusi aasta alguses. Kliimamuutus ja toiduohutus. Kliimamuutus ja suurema süsinikdioksiidi hulk atmosfääris mõjutab meie toiduohutust. Näiteks kõrgem õhutemperatuur võib suurendada salmonella ja teiste bakteritega seotud toidumürgituse juhtumeid, kuna bakterid kasvavad soojas keskkonnas kiiremini. Need haigused võivad põhjustada seedetrakti häireid ja rasketel juhtudel surma. Kliimamuutustel on mitmesuguseid mõjusid, mis võivad suurendada toidus leiduvate keemiliste saasteainetega kokkupuute ohtu. Näiteks merepinna kõrgem temperatuur toob kaasa elavhõbeda kontsentratsiooni mereandides. Aga kuidas kliimamuutus saab meid mõjutada vaimselt? Kliimamuutuste võimalikud mõjud on tuttavad. Me näeme sageli uudiseid äärmusliku ilmastikunähtuste, põudade, üleujutuste ning mõjude kohta põllumajandusele ja infrastruktuurile. Kuid me võime vähem kuulda kliimamuutuste mõjust tervisele ja vaimsele tervisele. Paljud inimesed, keda mõjutavad äärmuslikud ilmastikunähtused ja aeglasemalt liikuvad sündmused nagu põud, kogevad mitmesuguseid raskusi. Kliimamuutustega seotud mõjud võivad viia ka töökohtade kaotamiseni, sundida inimesi kolima või kaasa tuua sotsiaalse toetuse ja kogukonna ressursside kaotuse. Kõigil sellel on vaimse tervise tagajärjed. Katastroofia, trauma ja kaotused nagu kodu või töö kaotamine ning naabruskonnast ja kogukonnast lahti ühendamine võivad kaasa aidata depressioonile ja ärevusele. Muutuva globaalse kliimaga seotud sündmuste vaimse tervise tagajärjed
hõlmavad kerget stressi ja kõige riskiga toimetuleku käitumist, nagu suurenenud alkoholi tarbimine ja mõnikord vaimsed häired, nagu depressioon, ärevus ja trauma järgne stress. Nii et kuidas kliimamuutus mõjutab toidu kasvu? Kliimamuutused võivad häirida toidu kättesaadavust, vähendada juurdepääsu toidule ja mõjutada toidu kvaliteeti. Näiteks prognoositav temperatuuri tõus, sademete mustrite muutused äärmuslikkudes ilmastikunähtustes ja vee kättesaadavuse vähendamine võivad kõik kaasa tuua põllumajanduse tootlikkuse vähendamise. Lisaks, kuna kliima on ettearvatum, ei tea farmerid, millal seeme mulda panna ega millal võiks toit valmis saada. Kliima soojenemine põhjustab ka ookeanide soojendumist ja kuna vesi on liiga soe, siis korallid surevad ja koos korallidega sulevad ka kalad, kes seal elavad. Kuigi inimesed söövad vähesel määral kalu, kes elavad korallides, söödakse teatud koralle. Millised on toitumisväljakutsed tulevikus? Peamised väljakutsed on ülepüük, pinnase rüvetamine, põhjavee kihtide ammendumine ja toidu kvaliteedi langus. Toidu tootmis mõjutavad peamiselt põud, sagenevad tormid ja äärmuslikud ilmastikunähtused. Teadlased arvavad, et aastaks 2050 puu, köögivillade, pähklite ja kaunviljade ülemaailmne tarbimine kahekoristub ning selliste toiduainete nagu punane liha tarbimine vähendab umbes 50% võrra. See on sellepärast, et 15% kogu rohegaasidest tekitavad lehmad. Lisaks on lehmade tarbimine liiga kulukas, sest nad joovad ja söövad kordades rohkem inimesele tarbimiskõlblikku toitu, kui nad ise vastu annavad. Nii et kui sina soovid enda jalajälge vähendada, siis söö vähem liha ja tarbi kohalikku toitu. Veel parem, kui kasvatad ise. Aga kuidas me saame aidata? Esimeseks, levitada teadlikkus kliimamuutuse kohta. Läbi selle näiteks soovitada sõpradele ja pereliikmetele viise, kuidas säästa ning tarbida vähem. Teiseks, muuda oma transporti. Vähem sõita autoga ning näiteks selle asemel pigem jalutada, sõita rattaga või isegi ühistranspordiga. Läbi selle saame koos kasvuhoonegaaside tootmist vähendada. Kolmandaks, kasutada rohkem taastuvenergiat, nagu näiteks läbi päikesepaneelide. Neljandaks, nagu ka varem mainitud, siis süüa rohkem taimset ja kohalikku toitu. Viiendaks, väldi toidu raiskamist, ostes ainult seda, mida vajate. Kasutage ostetud toiduainete kõiki söödavaid osasid. Kuuendaks, taaskasutada asju, nagu näiteks riideid ning sorteerida jäätmeid. Aitäh kuulamast!